Tere! Tänane sõna on kylähullu. Kui panna kokku kylä ja hullu, saamme kylähullu. Kes see on? Kui lahti seletada tegelase tausta, see võib olla mõni isehakanud kunstnik, kes pole kunagi ülikoolis käinud ega teeb lahedaid asju. Võib-olla ka kunstnik, kes on ülikoolis käinud, aga ikka otsustab kolida maale. Nad elavad ikkagi maal. Kui mitte külades, siis väikestes linnades. Ja üks klassikaline kylähullu minu jaoks on Arto Paasilinna romaani Ulvova Mülläri Ulguv Mölder, raamatu peategelane, ma ei mäleta ta nime. Filmis kehastas teda Vesa-Matti Loiri. Too mees on klassikaline kylähullu. Vanasti peeti seda tegelast veidi rohkem napakaks ja tähendus oli rohkem pejoratiivne ehk halvustav. Kui tänapäeval tegelikult pole see tähendus üldse nii halvustav, eriti kui toimub konkurss, kes on Soome aasta 2020 kylähullu ja valitakse selline mees. Kui Eestis toimuksid niisugused valimised, siis ma arvan, et esimesel aastal oleks Margus Konnula kontra see, kes oleks Viron kylähullu numero 1. Järgmine aasta võib olla Apo Ilves, kes on räppina vapiloom. Need on kylähullud. Soomes on sellised boheemlased. Nad on sellised originaalsed. Kylän originelli, kylän boheemi. Ja neid tuntakse. Ja nad teavad seda ise ka. Et minu jaoks on see hästi lahe sõna. Tartolainen kylähullu. Ma tahaks küll olla Tartu külahullu. Muidugi linnades on nii palju karvaseid ja sulelisi, et võib-olla seetõttu ongi see pigem maapiirkondade teema, kui seal üks külahull on. Aga jah, Tartu on külahullude pealinn. Vaat, jah, suvepealinn, kevadpealinn, lihavõtte pealinn, need on nii tüütud need turismi, ma ei tea, loosungid, mis sinna külge kleebitakse linnale. Tartu külahullude pealinn. Kuidas kõlaks? No soomlane saaks kohe aru. Kylähullujen pääkaupunki. Ma hakkan juba joonistama logo.